Kas täna me päris täpselt teame, et kes selle rahuplaani autor on ja kui palju oli venelaste käsimängus? No täpselt ei tea me midagi, aga muidugi väga palju märke viitab sellele, et see oli ikkagi Venemaa poolt tekitatud rahuplaan. See vastab täiesti Venemaa huvidele ja kuidagi õnnestus siis Venemaal lekitada see avalikkusesse Trumpi rahuplaanina või USA-Venemaa ühise ettepanekuna. Mis seal nagu selline kõige suurem ohumärk kõigile parandustele vaatamata praeguseks teie hinnangul on? Kui me nüüd vaatame tagasi veel, et mis siis ikkagi eelmise nädala jooksul toimus, siis mingeid taktikalisi võite Venemaa siin saavutas. Venemaa suutis tekitada olukorra, kus nii USA kui Euroopa paistavad väga nõrkadena erinevatel põhjustel. Euroopa lihtsalt kõrvale jäetud. USA on selgelt lasknud ennast väga tugevalt Venemaast mõjutada. President Trump ilmselgelt endiselt soovib väga kiiresti rahuni jõuda ja siis Venemaa katsetas, kas õnnestub teha seda sellisel moel, et see nagu oma agenda teistele kõigile peale dikteerida ja läbi USA sundida ka Ukrainat seda heaks kiitma.